Absoluutselt ei tekita isu nagu. See on kõige kurvem asi, mis ma olen kunagi näinud vist. Oletame, et see on valge puhas särk, mitte see särk, millega ma oma juukseid värvin on ja. Ja oletame, et see ei ole sinine siirup Fireballi pudelis ja oletame, et see on punane vein. Ja siis mul on see särk seljas. Mina olen oma valge särgiga ja pane tähele, tee mis tahas. La. Nii, piisavalt. Tee veel. Oi ei. Vau, su valge särk on rikutud punase veiniga. Mida me nüüd teeme? Pessu? Ei, sa võtad markeri ja siis sa selle markeriga. See ei ole naljaasi. Selle markeriga teed siis kõik need ääred üle, kuhu see nii-öelda punane vein kukkus on ja. See on nüüd meie saar on ja. Ja siis sa mõtled sellele saarele nime välja. Okei. Nii et mis on su saare nimi? Mu esimene mõte, kui ma seda kuju nägin, oli vaata Muumioru lugudest see mingi Hatifnat või kes nad on, see näeb selle ameti. Hatnifi. Ja siis see on nagu see reisilt ostetud särk, ja? Japp. Ma ei tea muidugi, mis maailmas need reisilt ostetud särgid on markeriga kirjutatud, aga... See on käsitöö supportimine. Sa ostsid käsitööd sellelt imelikult saarelt, mida keegi ei ole sellest kuulnud, aga keegi ei saa sulle öelda ka, et seda ei eksisteeri selles suhtes. Jaa, absoluutselt. Et nüüd see on disainersärk. Ütleme nii, ma nagu esimese sammuna nagu kaaluks ikkagi seda pesumasinasse panemise varianti. Aga no ta on parem variant kui lihtsalt see plekk sinna jätta selles mõttes. Et selle eest ta nagu 1 punkti võib saada. 1 punkt. Nice. Kui palju sa oled olnud sellises olukorras, et sul on kohupiim ja kahvel? Ma ei tea, kas just kohupiim, aga ka mingite toitudega ma olen selle dilemma ees olnud küll, et nagu vale söögiristan. Selles suhtes me seda kohupiima süüa ei saa, sest et see ununes mul ööseks kotti. Aga oletame. Ma oleks sinna jõudnud, et kui kaua see seal kotis oli. Kui hea. Oletame, et ma tahan seda asja süüa. Kahvliga sa ei saa? Ei saa. Mis on järgmine samm siin? Esimene pakkumine, et selle poolega süüa. Aga kuna need lifehackid on nii jaburad, siis ilmselgelt läheb kuhugi kaugemale. Ei. Ma arvan, et sa tead, kuhu see nüüd läheb. Ja ma vist umbes aiman, on ju. Tõmbad selle niimoodi, jah. Nii, ja sellega peaks nüüd sööma, jah. Absoluutselt ei tekita isu nagu. See töötab. Sul on kahvli peal jogurt. Võib-olla see töötab sellepärast, et see on tükkis. Sest et see oli mu soojast. Eriti naljakas oleks, kui me saaks seda teibi siit nüüd ära ka võtta ja sa pea kahvlit pesema. Aga kuidas sa hindaksid seda häkki? Et sa teibid endale ühe lusika kokku? Täiesti mõttetu. Selles mõttes, et ma iga kell nagu eelistaks seda, et ma lihtsalt võtan selle kahvli ja üritan selle kahvliga seda jogurtit süüa. Mina olen ka sellega. Keerad lusikaks kuidagi kokku. See on ka variant, jah. Ja isegi see on parem variant, kui see teibitud kahvel, ma ütleks, et ikka päris halb. 10-st? 0. Kas sa tahad, ma lähen viskan prügikasti selle haisu? Teeb meil kaunistus. Ma lasen see kahvel peal. Palun. Jätan seda sinna, las nad mõtlevad. Kas sa sibulat sööd? Ei söö. Mina ka ei söö, nii et tegelikult see on täiesti võõras mulle ja ma võiks edasi liikuda. Aga äkki teie sööte. Nii et kõige suurem probleem sibulaga on silmad. Silmad hakkavad millegipärast pesitsema. Mul on lahendus. Oma näo nüüd nagu paned sellega. Mis mina? Sina ka? No
hingata ka saad sealt. Jaa, sa teed ninaaugu endale. Jaa, okei, sorry. Essa kord. Ma olen näinud päris palju nagu lifehacke sibulakkimisega, aga see on something else nagu. Ma ei näe. Kas sa tahad, ma teen silmaaugud ka? Siis ei tee. Pane, ma teen endale ninaaugud. Jah. Nii. Oh my god. Kas sa näed ka midagi? Sa väga rääkida ei saa nagu. Nii, ma pean ka selle tegema. Ma ei näe mitte. Issand, kui klaustrofoobne. Oh my god. Ma keegi siit praegu mööda küll. Okei, ära hinge. Nii, väga õudne. Nii. Ja nüüd, kuna meie silmad on kaitstud, kusagil on silmad. Mida saame seda silmad tõesti? Ma tunnen, kuidas mul nägu valgub lihtsalt peast. Nii. Oi, kui halb nuga. Mõtle, kui lahe oleks mingi algajate koka saada mingi Masterchef, aga meie sugust eri nagu, kes ei tea, kuidas sibu. Oota, tuleb, nii. Issand, kui rõve selle. Aga on valus või? Ei ole praegu, sul on. Ma ei tunne. Ma hästi lähedalt hingame. Haiseb. Rämedalt haiseb. Aga mul ei ole silmadel valus. Mul ka ei ole. Mingi üks efektiivsemaid sibulakkimise lifehacke vist. Nii et 10-pallisüsteemis. Ma nagu nii nõme on anda mingeid häid punkte sellele, sest see on nii kohutavalt ebamugav ja suht ebaatraktiivne vist ka. Aga vahepeal sa suffocate'id veits. Aga kuna see töötab, ma annan 5. See on nagu keskmine, kuldne keskmine. Ja see 5 läheb puhtalt sellepärast maha, et see on nagu nii ebainimlik mingit sellist asja teha nagu. Sa oled natuke valgunud. Oh no! Nagu kõik avokaado armastajad teavad, et kõige tüütum osa või üks tüütumaid on selle neetud kivi välja saamine, on ju. Mis nüüd? Tavaline on see tükk ja keerad välja ja tõmbad välja, on ju. Seda ma ei ole teinud isegi, ma võtan lusikaga. Ja see on üliohtlik, sest et kui nuga on terav, see võib sul siit läbi minna, see võib libiseda. Mina olen endale lõiganud kätte, selle pärast on, jah. Nii, mis ma tahan, et sa teeksid, on, et sa võtad selle, kus on see kivi pool ja siis sa lükkad siia taha, kus see kivi on. Ja vaatame, kas tuleb välja või ei. See on lahe ju! Tead, kui disappointing on nüüd see, et ma olen terve elu nagu mässanud sellega mingi ülikaua ja see on nagu päriselt terve aeg nii lihtne olnud nagu. Ja see jäi isegi terveks täiesti see avokaado nagu. Nüüd on järgmine probleem. See on siin sees. On ja? Sa saad selle lusikaga välja võtta, aga mille jaoks oma elu nii kergeks teha on ja? Ja kuidas see nüüd täpselt välja peaks nägema? Nii. Ja nüüd keeran. Jah. See on mingi tükeldatud avokaado lihtsalt nagu. Dude, aga see on clean. No nüüd vaata nagu oleneb, mis sa sellega nagu teha tahad, et kui sa tahtsid teda kuidagi nagu hakkida ilusti, on ju, siis on nagu natuke keeruline. Aga kui sa tahad alla mingi salatit teha või midagi, siis see nagu kinda töötab. Siis ma nägin veel seda ka, et see peaks
sama toimima, no oletame, see kivi on siinpool on sees ja sa teed seda sama asja, siis sa teed seda asja ja siis sa loksutad selle avokaado siit välja. Noh, siis kivi tuleb ka välja. Süka variant on ka. Jah, suht nagu räpane, on ju. No ta ei ole kõige hullem, meil on siin kõvasti hullemaid olnud, on ju. Okei, teeme 8. Teeme kivi ja kivi 10 hakkan kasutama. See on nagu täpselt siuke, et miks keegi meile varem ei olnud, et siuke asi olemas on. Nüüd see seal sees mingi smashimine, ma ei tea, no ta töötab, on ju, 7. Sest ma olen nagu veits siuke nagu aesthetic girl, et mulle meeldib, et see näeb nagu ilus välja, vaata. Ma arvan, et seda ei ole fun puhastada. See, jah. Iga kord. See tekitab nagu väga palju messi, mis on võib-olla nagu ebavajalik, aga samas funktsionaalsuse mõttes toimib. Õuna sööd? Söön, jah. Õunaga on mingeid probleeme? No ma näen, kuhu sa sihid. Ma ei ütleks, et see väga nagu probleem on. aga võib ju olla mingi tore asi küll, kuidas elu natuke lihtsamaks teha, on ju. Selles suhtes, et kui sa ei taha mõelda selle peale, mida sa selle keskmise osaga teed, siis väidetavalt, kui siia sisse keerata veinipudeli avaja, siis see peaks selle keskmise osa siit koos kõik välja tõmbama. Proovime, aga see ei ole vahet, kummalt poolt sa selle asja sisestad siia või? Ma ei tea, ülevalt on ma näinud. Nii, et kuidas me... Ma raudselt panen mingi viltudes. See on liiga suur siuksesse jaoks. See on nii nagu... See on pikem kui see korgiavaja. Nii. Ja nüüd tõmban. See välja küll ei taha tulda. Üks meist lendab nagu. No... See on kõige kurvem asi, mis ma olen kunagi näinud vist. No ja siit tuli mingi täiesti ebavajalik asi välja. Nagu. Päriselt, that was all. Näe, üks seemeda. Okei. No võid teiselt poolt ka äkki proovida korra. Oih, ma nüüd panin viltu. No ja võt, see tundub mulle ka, et äkki me ei saa pihta selle õigele kohale selle, on ju. Ei no see... Issand, kui kurb! Tead nendes videotes, mis mina vaatasin, ilmselt see oli fake, on ju, sest see oli reaalselt nagu sirge pulk. Aga ta pani selle sisse ja siis ta tõmbas välja ja seal oli siuke nagu... Perfektne see sisemus. Silinder tuli lihtsalt välja. Tead, ma oleks ka nagu kuskil enda mälus näinud siukest asja. Aga no see ei tundu, et see kuskilt otsast nagu töötada võiks. Jah. No 0. Kurb. Nii siin isegi kui nagu tahad väga otsida, siis ei tule seda ühtegi punkti siit kuskilt. Kui sa vaatad nüüd uuesti neid lifehacki videosid, mis sulle tulevad For You page'i, kas sa mõtled kuidagi teistmoodi nendest? Vaevalt. Kuigi ma pean ütlema, et siin oli nagu mingeid toredaid üllatajaid, mida... Ma näen, et ma võib-olla isegi integreeriks enda igapäevaellu, on ju. Näiteks see popcorni kast, ju? See võib-olla mõtlen 2 korda enne. Aga see avokaado asi on siuke, mida ma täitsa näeks ennast kasutamas, see kivi osa just, on ju. See spagetiküünal oli tore, on ju. Aga nende lifehackide probleem, ma arvast, on veits, et nad vaata lähevad nagu ühest kõrvast sisse, teisest välja. Et see on nagu, homme ma tõenäoliselt ma ei mäleta enam, et siuke asi eksisteeris, on ju. Mis on nagu kurb, sest need tegelikult lihtsustaks mu elu, on ju. Aga need enamik on ikka nagu päris veidrad. Saada siis mulle edasi neid, mis sul tulevad For You'sse ja siis võib-olla me kunagi näeme part 2. Teeme nii. Olgu.